tervist, on reede hommik ja jõudsime eile õhtu hilja juba siia klapperjahile koha peale. Parkisime oma kämpari ära ja meie head naabrid aitasid siis meid vähe juhendada siin, et kuhu see mõistlik parkida oleks, kus siis pealtvaatajad väga palju ei sega ja siis nii-öelda meie maja eest läbi ei käi. Aga kell on 8 ja kella 9 tehakse Tartus motohobi lahti, ehk siis meil on vaja sealt läbi käia, sest et sealt on vaja tuua ära raadioside, ehk mis siis kiivritesse läheb, et me saaksin oma vintsimehega vahepeal seal juttu puhuda. Siis peale seda läheme kohe 10-ks, läheme Urvo juurde garaaži. Ma saan lõpuks näha seda imeilusat beeži Jeep Wrangler Rubiconi, millega me siis tänavusel klapperjahil osaleme. Meie start on kell 3 ja kui ma viimati vaatasin, siis reganoid oli meie klassis kas äkki 17 masinat. Nii et tuleb üks kõva võistlus. Ilmselt stardis läheb kõvaks pukslemiseks ja juba siis väiksed ummikud kindlasti saab neid näha ja ehk siis selle aja peale suudavad need autod nagunii kuidagi ära ajuda siia raja peale. Ma ei ole veel jõudnud rada läbi käia, nii palju kui on öeldud, siis pidavat olema pigem kuivem kui varasemalt, aga see on praegu nii-öelda esialgne info, aga mis seal pikalt lobiseda, lähme käime motohobis ära, sest see tehakse kell 9 lahti. Meil on natuke aega sinnani ja pluss sõit ka veel ja siis juba näen seda imeilusat Jeep Wranglerit. Ma räägin eelmises videos, mis ma teile ütlesin seiklust, kui me sõitsime. Ma tahaks sõita seda seiklust Wrangleriga. Nüüd, mis ma teen? Ma saan lõpuks sõita Wrangleriga, mitte küll selle sama sinisega, millega sai liivahiirt sõita, aga siiski Wrangleriga ja offroadi ringraja formaati ja mis veel äge on, kui kõik läheb hästi, ehk siis auto tuleb ühes tükis tänasest sõidust tagasi, siis ma plaanin siiski laupäeva hommikul startida ka seiklusklassi. Ehk siis selle start on kell 10, aga see sõltub kõik juba tänasest võidusõidust, aga ma väga loodan, et ma saan seiklust ka proovida, sest ma räägin, tuleb oma soovidega ettevaatlik olla. Alles oli, kui ma halasin teile, et kuidas ma tahaks Wrangleriga seda seiklust sõita ja nüüd, oila, see on juba nii lähedal. Lihtsalt täna too auto tervelt koju ja pane homme edasi seiklust sõitma. Aga mis seal ikka, lähme motohobis, lähme toome kiivriside ja siis lähme juba Urvo juurde. Vana hea, tuled motohobisse sidet ostma ja siis tuleb välja, et tegelikult need kiivrid, mis sa kaasa võtsid, sinna ei saagi panna, aga selleks saime täiesti uued kiivrid ja siin on juba väga hea side ka sees, aga mis me siia kiivrisse täpselt saime, seda ma kohe marek. Claude, ma tulin su juurest läbi sellepärast, et kiivritele saada sidet ja vana hea jätta asjad viimasele minutile selgus, et tegelikult siin ei saagi panna, et see ongi nii, et ei ole, et päris tuled suvalise kiivriga või? Päris suvalise kiivriga ei saa jah, et kui sa kuskilt põõsalt leiad, et kiivritel peab olema ikkagi sees kõrvaklappide augud, et kui neid sees ei ole, siis sulle lihtsalt ei mahu need pähe ära ja kui sa pead 3 tundi või 4 tundi seal mudaaugus istuma ja sul on midagi ekstra siin kõrvade vahel, mis sulle survet avaldab, siis kindlasti mugav ei ole. Et kiiver peaks olema ikka selline, mis on selle jaoks mõeldud. No õnneks me saime siit kohe uued kiivrid ka, aga mis side see meile siis sinna sisse läks? Cardo. Cardo see on Eestis ja ütleme, et väga populaarne side, kuhu saab liita siis hetkel kuni 15 inimest ühte vestlusesse. Ja loomulikult neid gruppe saab teha hästi mitmeid, nii et selles mõttes ta väga palju leiab teil kasutust. Nii ütleme, et 2-mehelises ekipiosis või kui kunagi lähete kuskile ATV sõidule või mootorrattasõidule või mida iganes, siis saab sinna neid liikmeid kõvasti juurde lisada ja tegelikult matkamisel teeb see side olemasolu ikkagi selle matka esiteks lahedamaks, sellepärast, et te saate seal siis omavahel vestelda, kuule vaata paremale, vaata, mis seal on või vaata vasakule või ka turvalisuse koha pealt, et kui mootorrattagrupi sõit on ja kui tekib mingisugune vajadus näiteks rekkast või millegist mööda minna, sõidab esimene mootorrattur mööda ära, ta saab teistele juba öelda, et jah, vaba, te võite tulla, kui isegi on
on võib-olla selline situatsioon, kus nähtavus on piiratud. Et see side ei ole jah, mitte ainult niisugune lahe lobisemise asi, vaid pigem niisugune, mis leiab nagu päriselt vajadust. Ja loomulikult siin, kus teil on müra ja vaja öelda, et ei ära selle puu külge seda nööri seo või trossi, vaid pane selle teise külge, et see esimene on väga mäda, see tõmbame peale. Et ühesõnaga niisugune infovahetus ja see tegelikult ilmselt lõpuks ajaliselt on määrav. Ja ma saan aru, et sellepärast ma ei pea muretsema, et see on ka veekindel, et offroadile see sobib. Ütleme, et sellised asjad on ikkagi vihmakindlad, et võt offroadist te lähete ju peadpidi vee alla sinna. Et pigem hoia pead vee peal, on ju? Jah, et kui sa oled kaelani mudas, siis ära pead norgu lase. See on tõstama vanasõna. Jah, sellega me lõpetamegi ja me katsume mitte ära uputada, aga suured tänud. Aga edu teile, aitäh. Jaa, aitäh. Kui nunnud on! Issand, kui ilus! Mine metsa, kui lahe. Samasugune musisuu, nagu sellel sinisel oli. Nii äge. Issand. Appikene ma on nagu väike laps kommipoes. Vintsid, värgid, särgid, kõik. Mõtle, alles ma just ju kurtsin siin, et tahaks Wranglerisse tagasi saada ja nüüd ma siin istun Urvo maja taga garaažis. Nii et saab olema äge. Reede ja lõpuks me jõudsime Urvo juurde, et vaadata üle Wrangler. Ma saan aru, et auto on nüüd perfektne, mine ja ole ise tubli. Jah, no see auto on jälle nii-öelda uus, et sul on juba teine auto järjest, milles süütust hakkad siis võtma, et loodame, et kõik sai nagu hästi tehtud, aga iseenesest on kõik sama, mis sellel sinisel autol on, et võiks nagu samamoodi minna. Mis mind ees ootab? Ma ei ole ausalt öeldes klapperjahti kunagi isegi vaatamas käinud, nii et mul pole õrna aimu. Okei, ma tean, et meil on jälle ringraja formaat 2 tundi, aga mis see rada endas kujutab? No rada on metsikum kindlasti, et seal ei ole liivakarjääri lõhna ei ole väga, et pigem on selline raiesmiku moodi asja ja põllud ja jõed ja kraavid, et seal on selline hästi äge kivine oja, kus tavaliselt läbi sõidetakse, et see on kindlasti põnev ja reljeefi on natuke rohkem ja kindlasti on ka hästi palju konkurentsi rohkem, et seal on täna, ma ei imesta, kui seal on peaaegu 20 autot stardis, et see võib olla alguses võib päris tihe olla, aga reeglina ütleme pärast esimest paarikümmend minutit see ring ikkagi natuke hajub ära laiali. Nii et tihe konkurents metsas, palju autosid, puud, kivid, kännud. Ma arvan, et nii nagu offroad olema peab. Ehk siis tark ei torba ja tuleb jälle teha nutikaid valikuid. Ja kindlasti ma arvan, et nüüd sul juba kogemust on, et sõistlus kestab ikkagi 2 tundi ja esimese ringi võidu eest ei anna keegi punkte. Aga see muidugi on ka, et seekord ei ole kvalifikatsiooni, vaid sõidetakse selle registreerimisjärjekorra järgi, et siis tuled sealt tagant suht viimaste seast järjekorras, et see teeb kindlasti sõidu veel huvitavamaks. Eelmine kord sul õnnestus ju kvalifikatsioonis saada suht hea positsioon, et ehk siis see liiklus on veel tihedam, aga pole hullu, sul on õnneks ees ja taga igasuguseid huvitavaid tegelasi, et küll saab olema seltsis segasem. Jaa, mul hakkab vaikselt juba pinge peale tulema. Mul on täiesti uus Vintsimees ka kõrval ennem, nagu sinuga oli kuidagi hea kindel, et ma ei tea, kas Vintsimehele tuleb ka mingid sõnad peale lugeda või? No ma lugesin talle juba sõnad peale, ma arvan, et oluliselt tal kõik näpud alles jääksid, et tuleb olla ettevaatlik ja teisipidi offroadis on Vintsimehe roll nagu päris suur, et lisaks sellele vintsimisel on tal vaja autost väljas käia ja leida see õige rada kuskilt, et kus teised võib-olla ei ole suutnud veel leida ja et nagu vintsimehel, kui on seda huvi kavaldada ja välja mõelda mingisuguseid nippe, kuidas kõikidest paremini mööda saada või läbida, need on kõik olemas, et selles mõttes ma nagu loodan, et uus vintsimees võtab oma tööd tõsidusega ja teeb selle meeldivaks ürituse.
Kuule, aga selge, me lähme nüüd tehnilisse ja siis vaikselt hakkab see möll peale, nii et hoiame pöidlaid. Ma sain nüüd auto kätte. Ma tõesti, ma ei saa aru, ma nagu ei jõua ära särada. See on lihtsalt nagu ebareaalne. Nagu ninjad laulavad too epic to be true. Awesome! Ma lihtsalt, ma ei tea, mul ei ole sõnu. Me lasime selle praegu veega siin puhtaks, kuna Urvo käis seda veel korra proovimas. Nüüd võtame veel kiivrid motohobist ära ja siis vaikselt liigume sinna, nii et mul vist hakkab veits ärevus sisse tulema, aga samas ma olen nii põnevil. Nii, me seisame praegu tehnilise järjekorras ja kohe-kohe on meie kord. Teeme tehnilise ära, kui sellega on kõik hästi, siis jääme edasi nerveerima, sellepärast kell 3 on juba start ja ma ei tea, kas peaaegu 20 masinat on stardis, nii et uhuu! saate aru, need autod siin selja taga, mis on see sinine, on see, millega ma olen ühe korra Liivahiirt sõitnud. See Defender on Urvo oma, aga arvake ära, kes nendega sõitma läheb. Martin Järveoja ja Ott Tänak. Ma saan sõita selliste meistritega koos. Loomulikult neid teisi ässasid on siin rajal veelgi, nii et tuleb üks äge sõit.
Tehnilises hästi parandada see asi siin ära, et ehk siis väikest teibituuningut on vaja. Aga jah, nüüd on auto valmis, seisab siin Parc Fermees, kohe varsti on start. Nagu näete, mu käed värisevad ja ilmselgelt need hakkavadki värisema, kui sa lähed starti selliste meestega nagu Ott Tänak ja Martin Järveoja ja siis on veel siin rallikrossi superstaare. Aga mis ma siin ikka targutan, et ilmselt need käed oleksid hakanud värisema ka ilma nende meeste tulekuta, sest stardis on peaaegu minu klassis 20 sõitjat. Nii et ma isegi kujuta ette, mis siin saama hakkab. Mul tõesti süda puperdab sees, aga see on nagu positiivne puperdus. Kõva masin sul. Keelega lihtsalt peale, ära niimoodi kinni mätsiga, et tõmba lihtsalt üle korra ja kogu lugu. Kõva masin sul, ega väga ei kurda. See on Wilson ju. Sa näed seal? Vaatan konkurendi autot. Armud sisse, jah. Ma arvan, et üks ära, mida tahab ära teha. Ma just otsisin, kuhu võrgu saab, näed, kust võrku saab. Nipukast on lahti tulnud lihtsalt. Ei vaata, kui mesilased on kärje täis korjanud, Siis võtad ära. siis ta vahetab välja. Kudaga paneme kurdi. Kurdi jah, paneme pärast kurdi. Kaarel saad äkki kahest vahelt ühe nipuka leida. Ai, aga see seier on sul ainult vaatamiseks või? Ega Kairit peab kartmana, ta sõidab päris kiiresti nüüd. Ma panin sinu ja mööda tegust kaamerat. Aga lahti kokku korra karjutud kaamera. Minu kui... Kus on lendid alla sõidumaja, Seisaks teise määr. sa näed olukorda ja meil tõesti teist inimest sinna nagu peale seda ei ole pandud. Me ei tea, kus see on ja kohtunik ei ole nii tihedalt. Kui te näete kuskil raja peal, et on lint lõhutud, remondiala on see ala nüüd siit peale piirisõidu. Ühest august sisse ja samast august järjekorda ei muuda. Nii, veel midagi. Küsimusi? Kullase lipu alati või mööda sõita? No selles, et viisakas ei ole, jah? ei või. Kui kollane lipp on ees, siis sa pead nagunii seisma. Kui ta lehvib... Tere! Ai, Kaine. Ma nägin nii vaeva ja ikka pähe ei hakanud. Ma olen start ja minu kõrval on seesama sinine auto, millega ma Liivailt sõitsin ja Martin on mu kõrval, nii et esimene, kelle ma kohe pean siin elimineerima, on Martin Järveoja. Ja see start on nii õudse koha peal siin poolkaldus, et mul on nagu päriselt on nagu selline pinge peal, et ma ei tea. Kui me stardisid tervelt välja tulema, on juba minu meelest üks suur osa tehtud, aga jah, muidugi 2 tundi on vaja veel vastu pidada, nii et let's go!
Läheb. Tubli. Tulime parimat ringi aega tegema, aga tundub, et ei tule. Nii läheb.
Tõmba! Ei, me arutame, Urvo ütles, et siis ma hakkasin mõtlema, pärast tal on õigus üldse. Tõmba! Keelad, keedu võtta. Radikas käis väike pauk. Sa mind kuuled või? Masin toimub, tuleb ka 188. 188. Defender on see. Ott saab siit veel järjekordsele ringile minna, tal täitub 9. ring. Aga sellele ringile läks aega kadu. Midagi juhtus selle ringi. Ott 9. ringi lõpus. Kurid omad kindlalt praegu hetkel veel 4. koha kursil. Ja vaatame Tomingas Teijaru. Ka nemad on praegu 9. ringil. Oti senine parim ring 12.27.815. Ja veel siis uuendusega 9. ringi aega tulnud ei ole. Aga 5. positsiooni Martin Järveoja ringi aeg oli Otist kiirem ja see kommentaaridesse läks, siis Ott ikkagi Martiniga võrdluses
näitas, kes on piloot, kes kaardilugeja kõrvalistuja ja number 113 kuidas on neil läinud. Ja Martin Järveoja tuleb siit, ka tema saab praegu hetkel veel siit minna, 8 ring saab täis, saab 9. ringile minna. 171 praegu tuleb siit Laats Kutsa, jõuavad 5. ringi lõppu, 160 viimats koller võtavad, teevad siit. On ja Klapperja 2026 EM1 klassi võitjana taas Indrek Palupeder ja Peeter Piip. Lügameel Ohtrõud Raga. Siis üle autosõit Euroopa Liidu juures allpool tiigi juures siis olümpiarõngad. Number Andreas Pakkerud, Andri Õun saavad tulemuse siit 7 läbitud ringiga ja vaatame, kas Pakkerud siit. Aga nüüd hetkeks on siis Ott Kurjast-Tomatist vähem kui 1 ringi kaugel. Selja tagant ATV-meestel on alati tehtud kraan alla, see on vee välja lastud. No meil on praegu niikuinii see, et meil pole enam toru küljes, vaata. Vett me kardame, vett ei ole nii palju, kui käima ta saame siis. See on lõbusam, pole häda midagi. Ei ole häda midagi. See on ikka lõbusam. Jah, siit äärest. Nüüd on ilus vaadata. Pilti teha ja...
Marko Lääts, Karel Looritsel 7. Ott Tänak, Henri Rump, Suur Tõll oli 7. Ja nüüd numbri 181 saab tulemuse kirja ka Kairi ja Priit Risto ekipaaž Wrangler Rubicon, Jeep Wrangler Rubicon. Nemad saavad 8. vaheaja ja kas Bakkerud jõuab siia esimese ringi järel 9. ja kas me võiks kusagil ka juba Martinit näha esimese ringi lõpus ja ja Piibu järel. Ja siis oleme ootamas Kurja Tomatit ja Suurt. Tõllab ei anna armu, Kuri Tomat on tõeliselt kuri. 1 sekundit Kurja Tomatiga, aga vaatame paludele siis.
turn left. Ma on nii puhas. Raua külge. Me saaksime vintsima, hoidsime peal. Ja siis Endril sai lõpuks välja viisis eest. Tulime niimoodi. See oli kõva operatsioon. See oli päris kõva. We tried during the start, so we basically started in reverse. Because we started last, dead last. Reversed, we went up the left, we overtook a lot of drivers. Felt great down to turn 1 and 2, and then I understood our vehicle, what are we doing here? Brutal, I hoped it was finished a long time ago, but it kept on going, so I think then we did 2.5 hour driving. 17 laps this way, 17 laps this way. It's hard, man. We tried hard, we actually... Ütleme, et tihti oli isegi viitsilid peale paremini ja PR-i tegemine kui viitsilid tööl. Väga kõva viitsilid. Kusite ümber ka vahest? Õnne. Sõbralik suhe oli Kristallit on ikkagi vaja, jah?
Ühesõnaga meie klapperjaht leidis oma otsa. Meie auto seisab siin. Saime siit tohutust mudamülkast küll läbi, aga vaatamata sellele käis üks kõva pauk ja Radikas on õhtul omadega. Aga mis seal ikka, tore on vaadata ka, sellepärast et Ott ja Martin on kenasti stardis ja siin teisigi sõitjaid. Ja kui kõik hästi läheb, siis teeme õhtuks auto korda ja homme kell 10 stardime juba seikluse klassis, nii et hakkame siis orienteeruma. Seal autos oleks palju mõnusam. Millest räägime? Ma hakkan rääkima. Hakkad rääkima kohe? Olge nüüd sõbralikumad. Istusid autos. Ja nüüd vaata ei saa isegi 2 meetrit. Covid reeglid. Käib jah? Käib jah, kindlasti käib. Mis tegid? Midagi teid, vaatasin, kuidas sa auto, kuidas sa katki tegid. Kas saab ajada Vintsimäe kapsaaeda või kelle? Või mis ei saa, ma arvan, et see oli lihtsalt kooliraha. Tegelikult me ju rääkisime sellest, või Urvo rääkis meile sellest ennem starti, ütleme hommikupoole, et me tegelikult teadsime, et me peame jälgima, aga sellises võistlustuhinas ruukimisteik, hästi lihtne. Aga selles mõttes on tore, et tegelikult meil lõhkunud autot ära, nagu, et oleks kuskil mingi kännu otsa kuskile väga lõhkunud nagu oma sõiduvee tõttu, vaid lihtsalt ruukimisteik, mis on positiivne. Ehk siis tegelikult, kui mina oleks jälginud tempi, et see hakkab keema minema või sina oleks võinud siis tegelikult kaitsma ära vahetada. Kuna sa ise seda ütlesid, siis sina jah, sest et sina näed seda. Mina kusjuures kõrvalistuja pealt, koha pealt, ma just ennem startist vaatasin kusjuures, et ma ei näe kahjuks seda radiaatori tembi näidikut. Aga just Urvaga ennem peale sõitu rääkisime, et siin on lahendus olemas, et tekitab ühesõnaga märguande, mis annab märku, et me kindlasti rääksime, kui on kaitse läbi, et siis ei juhtu sellist jama enam. Aga meil oli ka vahekastiga mingi ikaldus. Kas see oli ka ruukimisteik või see oli päris misteik? Tegelikult see ei olnud meie misteik, see oli tehniline, lihtsalt väike selline, ütleme nagu arenduse puudujääk või? Puudujääk või praak on, aga jällegist, lihtne asi, aga elu õpetab. Ühesõnaga, tegelikult võiks ikkagi enne sõitma tulemisest veits natuke kodutööd teha. Ei, kõik oli tehtud. Meil ei olnud otseselt midagi rohkem kodutööd teha, lihtsalt sõiduärevus ja selline mingite asjadele keskendamine, mis tulebki puhtalt kogemusega, mida minul antud juhul kindlasti ei ole. Ja kõige halvem on nagu see, mis halvem, aga et ma just loetud minutid ennem, kui see pauk käis, mis ilusti ka
televaatajatel nii-öelda näha on, eks. Ma mõtlesin selle peale, et mul käis peast läbi see seos, et 200 veetakistust, mis me läbisime, eks ju, peale veetakistust mootoris oli välja, kehvasti läks käima, kui ta käima läks, ta puterdas. Et see kaitse juba jukerdas, andis mingit elektrilühisse seal kuskil stiilis, et tegelikult mul see mõte käis peast läbi. Et jällegist, et kui see sisetunne, kui on, siis tuleb tegutseda, mitte et lasta mööda ja nii. Ühesõnaga õppimist on kõvasti. On. Mis sa arvad, kas me homme seiklust saame sõitma minna? Kindlasti, sest tegelikult on juba kokku lepitud, ma käisin vahepeal ujumas ära, veits värskem olla, et vaatasime üle, et lähme vahetame, ma aitan, vahetame radiaatori ära, et me saaksime homme seiklust sõita, sest me oleme juba nii kaugele tulnud, et me on alla avati. Ei, no me oleks igal juhul sõitnud seiklust, aga ma just mõtlen, et kas on ainult radikas või jõudsite midagi vaadata ka, mis seal veel on või? Ainult radikas, sama, mis ma rääkisin, see ventilaatori probleem, kaitse läks läbi, ventikas ei jahutanud ja ta pidigi üle kuumenema. Ja kui ta üle kuumeneb, siis lendabki, juhtubki see, mis kaadrisse jäi. Üks tore asi juhtus veel. No. Vints, mida Urvo ütles hommiku vintsi kohta. Jaa, vintsi kerimine, täpselt, et vintsi, ühesõnaga seal on oma tehnika, kes vintsi on kasutanud, kõik hästi teavad. Ta keris meil veitse rulli, sest jällegi esimene, kus meil üks vintsimine oli, eks, esimene vintsimine. Ja nagu ikka, siis on see just see, kus see vintsimine on nagu konkreetselt väga tugeva nurga all, et hakkabki kerima ühte sinna nurka nii-öelda. Ja mingi lõtk tekkis sisse, jällegi, ruukimisteik jälle, pole midagi teha. Peame lihtsalt lõpetame ära selle, et lähme sõitma ilma trennita. Ma arvan, et ma vahetan ta Urvo vastu välja, sest et Urvo ilmselt ka ei viitsi kaua siin seda asja pealt vaadata, sest selliste amatööridega ei saa sõita offroadi. Tõsi. Väga tubli olid, ma olen väga uhkes üle, et ikkagi saime tund aega sõita. Vist oli nii palju üldsegi. Ma ei tea, minu meelest ei olnud selles katkestamises minu süü küll mitte kusagil, aga okei, no jagame 50-50. Ma oleks mind ka tähelepanelikum olla. Oleme sõbrad edasi, proovime korda saada, saame homme seikluse rajale ja jääme sõpradeks. Absoluutselt nõus. Hakkan nutma ka veel, et veits nagu pettunud on võib-olla õige sõna, et kõik need